Ja Eesti ja Iisrael on ajalooliselt sõbrad ja sõpru tuleb toetada ja siin, nagu sai öeldud, on sõna samuti väga tähtis. Ja sõnast on abi. Nii et nagu öeldud, Iisrael vajab täna sõprade toetust ja ainult sõbrad saavad ka kriitikat. Et nii kaua, kui Iisraeli ja palestiinlaste suhetes domineerib ühel pool Hamasi näol jõud, mille eesmärk on teine pool hävitada, ei olegi kestlik rahu võimalik. Loomulikult oleks relvarahu Iisraelis tore, aga relvarahu, mille puhul on põhjust eeldada, et üks konflikti osapool kasutab seda ainult ettevalmistuseks sõja jätkamiseks, on väga kaheldava väärtusega. Täpselt sama loogika kehtib ka Ukrainas. Me oleme korduvalt näinud neid vaherahu õhutajaid ja teame, mis on nende tegelik agenda. Me loodame, et see sõda lõpeb võimalikult kiiresti, lõpeb Iisraeli võiduga ja lõpeb ka tõeliste rahuläbirääkimistega Iisraeli ja Palestiina rahva legitiimsete esindajate vahel.